oleme kristlased, me peame vastama küsimusele, kes on meie jaoks Jeesus Kristus. Peame otsima vastused sellele küsimusele ja teame, et see ei ole nii lihtne. Väga tihti me püüame midagi kujutada ette, me peame üldistada meie vastuseid, aga tegelikult see on väga isiklik küsimus. Nagu väga isiklik küsimus, kes on meie jaoks teine inimene. Ja selle jaoks, et vastata ausalt sellele küsimusele, võib-olla on vaja alustada sellest, et mõtiskleda selle üle, milleks kutsub mind Jeesus Kristus. Mida ta tahab, et mina teeksin oma elus. Päeva jooksul ma ja igaüks meie seast teevad väga palju erinevaid asju. Võib-olla on meie kohustused, ma pean midagi tegema, vaatamata sellele, kas ma tahan seda või mitte. Väga palju ma teen seda, mida ootab meist ühiskond, teised inimesed. Võib-olla ka ma pean midagi tegema, aga ei ole kindel, kas ma tahan. Inimesed ootavad. Aga kindlasti on midagi, mida ma ise tahaksin teha. Väga õnnelik inimene, kes suudab seda teha, seda, mida ta tahab teha. Aga aeg-ajalt juhtub niimoodi, et inimene ei suuda seda teha, sellepärast et see ühiskond, mingi teine inimene ootab midagi muud ja see on võib-olla lapsepõlvest saadik. Muidugi ma ei räägi halvadest asjadest, midagi head. Ma tahan, aga võib-olla häbenen. Võib-olla oleks hea, et me hakkaksime otsima, mida ütleb meile intuitsioon, mida see pakub meile. No tee seda ja siis sa oled õnnelik. Mida ma tahaksin teha täna? Väga tihti see intuitsioon näitab meile mingi tõtt, mida ootab minult Jumal. Mõtisklegem selle üle ja äkki siis, kui me suudame ausalt vastata küsimusele, mida ma tahaksin teha, mis on minu kutsumus ja mitte üldiselt, aga väikeses asjas. Võib-olla siis ma suudan vastata, kes on tõeline Jeesus Kristus minu jaoks.